Pean ütlema, et igal ühel teist ilmselt on teemad, mis teid käima tõmbavad ja minu jaoks on see teema evolutsioon. Seda siis nii tööalaselt kui siis ka huvialana, mis võib-olla ongi selles mõttes lahe, et minu hobi ongi minu töö. Ehk siis uurida evolutsiooni. Ja kuigi ma ise teadlasena ei tööta inimese peal, vaid ma uurin linde, ma uurin kalu, ma olen ka putukaid uurinud, siis minu jaoks ei ole tegelikult vahet, mis on see evolutsiooni objekt. Sellepärast see protsess, mis kujundab elusorganisme, evolutsioon, looduslik valik on tegelikult sama. Ükskõik, kas me räägime siis kalakajakast või soomuslestast või siis inimesest. Ja tegelikult me ei saagi inimest lahutada ära sellest looduslikust protsessist, mis meid kujundanud on. Ma tean, et mul on zooloogina on selline natukene võib-olla kallutatud vaatepilt, et minu jaoks ei ole mingi probleem ütelda, et inimene on üks loomaliik. Minu jaoks on see nagu iseenesest mõistetav, aga ma tean, et päris paljude jaoks on seal nagu kerge selline vastuolu ja üritatakse ikka ka kõnekeeles meil on selline vastandamine inimene ja loomad. Zooloogiliselt sellist vastuolu ei ole ja inimene on üks loomaliik ja on kujunenud välja samade looduslike protsesside teel nagu kõik teised loomaliigid. Muidugi on inimene üks selline väga eriline loomaliik ja sellel, miks see nii on läinud, et me selliseks eriliseks oleme kujunenud, sellest tegelikult ma ka lühidalt räägin ja seda just aitab see evolutsiooni uurimine ka mõista. Ja mulle väga meeldib see teemapüstitus aeg ja rännaks, sest et just see muutumine, teekond, see on tegelikult see, mida evolutsioon väga hästi kirjeldab. Ja kui siin nüüd sissejuhatuseks öeldi, et kui kaugele me oleme tulnud, siis minu meelest on huvitav ka mõelda sellest, et tegelikult kui lähedal me ikkagi veel oleme sellele oma evolutsioonilisele ajaloole ja sellisele oma esivanematele, kui palju tegelikult meie igapäevases käitumises on veel seda püsti käivat paljanahalist ahvi, kes siis savannis pidi toime tulema nende väljakutsetega, mis sellel elul talle seal pakkuda oli. Tegin sellise sissejuhatava slaidi. Koolibioloogia on siin õnneks paljudele veel ilmselt päris lähedal, aga meelde tasub ikka tuletada, et mis need asjad on, millest me täna räägime. Evolutsioon on siis areng ja liikide muutumine. Areng siis põhineb sellele, et millised avalduvad tunnused on siis valitsevas keskkonnas kõige sobivamad. Ja kuna keskkond muutub pidevalt, siis ka liigid pidevalt muutuvad. Ja see protsess siis kannab nime looduslik valik või siis võib tõlkida ka loomulik valik, et see ingliskeelne natural selection ei ole päris võib-olla üksüheselt eesti keelde tõlgitav ja selle kohaselt jõuab siis järgmistesse põlvkondadesse kõige rohkem nende isendite geene, kes praegusesse keskkonda kõige paremini sobituvad. Aga selles protsessis on hästi palju juhuslikkust. Näiteks sul võivad ju olla väga head geenid, aga kui sulle ikkagi auto otsa sõidab või kivi pähe kukub, et siis ei ole sellest mingit kasu. Et päris palju sellist ellujäämist ja surma saamist toimub lihtsalt sellise õnnetu juhuse läbi ja ongi ka evolutsioonibioloogias erinevaid koolkondi, kellest osad väidavad, et see juhus on üldse kõige olulisem ja see looduslik valik ise või selline suunaga valik kuhugi paremate isendite suunas on nagu väga väikese rolliga. Aga see on selline igivana vaidlus, mille me võime jätta teadlased omavahel vaidlema. Ma lihtsalt siia olen pannud ka paar sellist mõistet, kui peaksid ette tulema, et siis te teaksite, et kui on juttu genotüübist, siis on need isendile esinevate geenialleelide kogum ja fenotüüp on avalduvate tunnuste kogum. Huvitav on ju see, et tunnuseid määravad geenid, aga valik toimub siis nende tunnuste põhjal, mis siis on ka mõjutatud keskkonna poolt. Ja ma olen siin ka kujutanud pildil erinevaid loodusliku valiku vorme. Kui me nüüd võtame kõik selle juhuslikkuse maha, siis kui valik aset leiab, siis võib see toimuda mitmel erineval moel. Kõigepealt see siis võib toimuda mingis suunas, et see punane joon näitab, et milline on tunnuse esinemine praeguses põlvkonnas, aga kuna valik liigutab seda põlvkonda sinna suunas, siis vaikselt muudkui nihkub see sinna poole üle põlvkondade pika aja jooksul. Näiteks suunava valiku näiteks võib olla see, et inimliigil toimub ilmselt suunav valik sellise väiksema agressiivsuse, suurema sotsiaalsuse suunas, sellepärast et
Et kui te mõtlete selle peale, et keskajast on ju väga palju selliseid pilte ja lugusid sellest, kuidas inimesed võib-olla nautisid igasuguseid piinamisi või siis mingeid loomade omavahelisi võitlusi või siis ka mingeid gladiaatorite võitlusi või mis iganes, et see praegu me ei naudiks seda, et meil oleks ebamugav. Et ühelt poolt see on ilmselt kultuuriline taust, aga teiselt poolt ka siis see, et mida rohkem siis inimesed on pidanud üksteisega lähestikku elama, üksteist aktsepteerima, seda rohkem on siis valik toimunud sinna suunas, et eelis on saanud need, kes on sotsiaalsemad ja vähem agressiivsed, et neid nagu aktsepteeritakse gruppides paremini ja nende geenid on siis jõudnud paremini edasi. Siin on näide siis stabiliseeriva loodusliku valiku suunas, ehk siis algselt on siis selline lai varieeruvus mingi tunnuse osas populatsioonis, aga loodusliku valiku tulemusena siis kõik muutuvad sellise keskmisele sarnasemaks. Näiteks üheks selliseks tunnuseks, mille osas võib toimuda stabiliseeriv valik, on inimese sünnikaal. Et on väga halb sünnitada väga suurt last, siis võib ema surma saada, võib laps surma saada. Väga väike laps, kes sünnib, on samuti võib-olla suuremas ohus, et ta ei ela seda raskeid beebiiga üle ja siis toimubki selline stabiliseeriv valik. Ja kolmas võimalus on lõhestav valik, kus siis edukad on kaks erinevat äärmust ja selline keskmine on siis vähem edukas. Näiteks võib sobida kahe erineva sugupoole tekke, mis on nüüd väga palju vanem kui inimese evolutsioon. Aga siis ütleme sugurakkudest, kui me vaatame siis, et edukad olid kas hästi suured ja aeglased ja hästi palju toitaineid sisaldavad või siis hästi väikesed ja kiired. Et siuke vahepealne, et keskmise suurusega ja keskmise aeglusega, et see ei olnud nii edukas. Et siis võib tekkida selline lõhestav valik. See oligi kogu teooria, mis meil täna vaja teada oli. Nüüd läheme lõbusate asjade juurde. Hiljuti ilmus, ma ei tea, kas mõni teist on sattunud nägema sellist raamatut eesti keeles tuntud arsti ja evolutsioonibioloogi Randolph Nessi Sulest. Hea põhjus end halvasti tunda ja Randolph Nessi ise on psühhiaater ja tema on siis esimene psühhiaater, võib-olla üks esimeste seas, kes hakkas mõtlema selle peale, et me peaksime arvestama evolutsiooni, me peaksime arvestama seda, et miks pärast inimesed üldse on, miks evolutsioon on jätnud meid haavatavaks vaimuhaigustele, miks pärast evolutsioon on jätnud meid haavatavaks ülekaalule või skisofreeniale või ärevusele ja depressioonile. Et kui me suudame neid asju seletada evolutsiooniliselt, siis see võib meil aidata natuke ka neid haigusi ravida või siis paremini mõista. Et kui kedagi selline teema huvitab, siis otsige see raamat üles. Üks tema hüpotees on see, et miks pärast näiteks skisofreenia, ärevushäire ja sellised vaimsed häired on välja kujunenud, et üks põhjus võib olla just see suunav valik. Et meie esivanemate keskkonnas võib-olla oli kasulik see, et sa olid hästi teadlik sellest, et kus keegi on, sa nagu tajusid seda ümbrust hästi teravalt või siis vastupidi, et sa olid hästi nagu muretsesid oma kaaslaste pärast, et ütleme, sinu laps ei tulnud õhtul koju, sa tõesti muretsesid, sa läksidki teda otsima ja see võis olla elu ja surma küsimus, et need vanemad või siis vastupidi need lapsed, kes olid oma pereliikmete pärast rohkem ärevil, nendel oli eelis ellujäämusel. Ja kuna nüüd see suunav valik siis lükkas muudku sinna poole, et oleksid tähelepanelikum ja tundlikum ja ärevam, et mingi hetk see lihtsalt jõudis siiamaani, kus kohas see läks üle piiri ja muutus siis ebakohaseks ehk siis ellujäämust halvendavaks, ehk siis kujunes välja siis vaimne häire osadel siis isenditel. Ja tema nimetas need sellisteks kaljuserva tunnusteks, kus siis vaikselt see looduslik valik siis nügib sinna poole, et need tunnused nagu avalduksid kõrgemal tasemel ja mingi hetk lihtsalt siis osadel isenditel avalduvad need tunnused liiga ülemäärasel moel. Aga midagi teha ei ole, sest looduslik valik kogu aeg lükkas meid sinna poole. Miks pärast siis juhtuvad sellised asjad, et looduslik valik kujundab välja tunnused, mis teevad meil olemise halvaks? Kas või näiteks vananemine või muretsemine või õnnetu olemine. Et selle põhjuseks on lihtsalt see, et looduslikku valikut ei huvita tegelikult, et me oleksime õnnelikud. Absoluutselt suva. Looduslikku valikut huvitab see, et me saudaksime oma geene võimalikult palju järgnevatesse põlvkondadesse edasi anda. Sest kui meil on kaks isendit, üks on hästi õnnelik ja teine on selline muretseja, närveerija, rahutu, õnnetu, siis kui õnnetu saab rohkem lapsi, kui siis see õnnelik ja rahulolev, siis jõuabki tema geene järgmisse põlvkonda rohkem ja siis see üliõnnelik fenotüüp
sureb lihtsalt välja. Seda iseka geeni mõiste võttis kasutusele üks väga kuulus teaduse populariseerija, evolutsioonibioloog Richard Dawkins ja siis tema ütleski siis seda, et geenid on isekad ja looduslik valik maksimeerib geenide edukuse, mitte meie endi heaolu. Ja selle tulemuseks on siis näiteks see, et me vananeme, sellepärast et pärast seda, kui me oleme oma geenid edasi andnud, ei huvita enam looduslikku valikut, mis meiega juhtub. Me võime vabalt saada seal luude hõrenemise ja südame rütmi häired ja mis iganes, sellepärast et geenid on juba edasi antud ja see osa meie elust on tegelikult loodusliku valiku eest täiesti peidetud. Seda pole olemas loodusliku valiku jaoks. Üks teooria, mis inglise keeles kannab nime disposable soma ehk siis ära visatav keha. Et kehad on nagu need sellised paadid, mis sellises igavikulises jões sõidavad ja geenid lähevad muudkui edasi, aga kui see paat vanaks jääb, et siis see pole enam oluline, et see võib vabalt sinna veepõhja vajuda. Ja selle tulemusena me siis vananeme. Kui nüüd sellistest isekatest geenidest rääkida, siis tihtipeale tuuakse välja see küsimus, et aga altruism, aga selline headus, et kui näiteks keegi ohverdab oma elu kellegi teise heaks või kaitseb kedagi oma elu hinnaga või teeb annetusi, et kuidas seda siis seletada, kui me peaksime olema, kui meie geenid on isekad ja selle põhjal peaksime ka meie maksimeerima iseenda heaolu, mitte teiste heaolu. Siis jah, altruism on selline paradoks, mis vajab evolutsiooni bioloogilist seletust ja tihtipeale siis jõutakse selleni, et esiteks, kui me olime siis seal savannis ja elasime nendes oma sugulaste gruppides, siis kui me aitasime neid, kes meie lähedal oli, siis me tegelikult aitasime ka oma geene. Sellepärast, et nemad enamasti inimesed, kes on sinu lähedal, kandsid tol ajal sinu geene ka. Ehk siis üksteise aitamine oli kasulik siis, kui see oli suunatud sugulaste poole. Ja kuna alati ei ole võimalik siis sugulast ja mittesugulast niisama lihtsalt eristada, siis võib-olla siis meie esivanete keskkonnas sa võisid lähtuda sellest, et kes on minu lähedal, kes on minu grupis, et see ilmselt on minu sugulane. Samuti siis altruismi võib selgitada see, et see aitab siis tõsta sellist staatust. Ja kahtlemata te olete seda ise ka märganud, siis kui me nüüd liigume siia infoühiskonda, et kui keegi midagi väga head teeb, vana daami üle tee aitab ja tema kotti kannab või siis teeb mingi suure annetuse, et ega ei ole palju neid, kes jätaksid selle kuskil sotsiaalmeedias reklaamimata. Et see altruism on kasutatav selleks, et pälvida ka kaaslaste heakskiitu ja oma staatust selle kaudu tõsta. Aga tihtipeale seda isekate geenide mõistet on ka kritiseeritud, sellepärast et geenid teatavasti ei ole mingisugused teadlikud üksused, need on lihtsalt mingisugused molekulijupid, mis alluvad sellisele mehaanilisele protsessile, mis on siis looduslik valik. Aga mulle endale see väljend tegelikult meeldib, et aitab mõista seda, et ei valita tegelikult seda isendit ja tema heaolu, vaid midagi muud, mis on palju püsivam kui see isend ise. Loodusliku valikust rääkides tuleb alati rääkida ka selle erivormist ja see erivorm on suguline valik. Kui looduslik valik muudab meid paremini keskkonda sobituvaks, paremini ellujäävaks, mõistlikumalt käituvaks, siis suguline valik teeb põhimõtteliselt vastupidi. Suguline valik muudab meid halvemini keskkonda sobituvaks ja tihtipeale halvendab ka meie võimalusi ellu jääda. Sellepärast, et sugulise valiku eesmärk on avaldada muljet vastassugupoolele. Ja kui sa teed midagi, mis on ohtlik, mis seab sind ohtu, mis on riskiks sinu tervisele, siis sellega on võimalik ennast teistest esile tõsta. Sellepärast, et see on aus signaal selle kohta, et sa saad sellist käitumist endale lubada. Kui me võtame nüüd näiteks noorte meeste sellise riskialti käitumise, siis see on väga hästi sobib sellisesse sugulise valiku seletusse, sellepärast, et poisid hakkavad kõige rohkem lollusi tegema siis, kui tüdrukud vaatavad ja nad teevad selliseid asju, mis nende elu ohtu seavad. Nad hüppavad kuskilt alla või nad hakkavad jooma või suitsetama ja kõik need on sellised asjad, mille elavad üle need, kes on kõige tugevamad või siis kõige õnnelikumad. Ja selle võrra on see nagu hea signaal selle kohta, et kes siis ikkagi suudab, ma ei tea, klassipeol püsti jääda peale pudeli õlle ärajoomist. Et see on nagu paabulinu saba. Et see on siuke paabulinu saba on alati, mis kui paned kuskile Google'i otsingusse suguline valik, siis tuleb paabulinu saba. Sellepärast, et see on selline klassikaline bioloogiline lollus. Milleks küll selline saba? Ta on nii silmapaistev, ta on nii raske, ta on kulukas.
sugulise valiku hüpoteesis ütlebki, et sugulise valiku signaalid peavad olema hästi kulukad. Ja see paabulinnu saba on kulukas sellepärast, et ta muudab paabulinnu hästi nähtavaks kiskjatele ja ta muudab siis selle isa paabulinnu liikumise hästi kohmakaks, et siin üks paabulinnu isaslind üritab lennata ja see nagu on näha, et lihtne see ei ole. Ehk siis suguline valik kujundab välja ülemäärased tunnused, ülevõimendatud tunnused lihtsalt selle tõttu, et nad on kulukad. Ja nüüd tuleb siit üks huvitav hüpotees ja ma ei ütle, et see on nüüd ainuke võimalik seletus inimmõistuse kujunemisele, aga minu meelest on see üks põnevamaid. Ja selle siis pakkus välja evolutsioonibioloog nimega Jeffrey Miller. Ta ütles, et inimese mõistus, see, et me oleme selline kõige targem loomaliik, kes on võimeline kunsti tegema ja arhitektuur ja elektrit välja mõtlema ja Tesla autosid välja mõtlema ja kuule lendama, see kõik on tegelikult paabulinnu saba. Inimese mõistus ei ole mitte kuidagi inimese ellu jäämiseks vajalik. Ja tema põhjendas siis seda järgnevate argumentidega. Esiteks muidugi me näeme, et väga paljud loomad ja ka teised elusolendid on ellu jäänud täiesti ilma igasuguse mõistuseta. Mõistus ei ole vajalik. Teiseks siis see, et inimene hakkas seda mõistust nagu ikkagi selleks kasutama, et tõesti paremini ellu jääda suhteliselt hilja. Et kui juba ütleme, selline inimliik, nagu meie tänapäeval oleme, oli olemas juba 100 000 aastat tagasi, siis põllumajandus tekkis alles kuskil võib-olla 10 000 aastat tagasi, võib-olla ma siin panen nüüd selliste ajalooterminitega natuke mööda, aga selle vahe selles, et millal see mõistus välja kujunes ja millal seda reaalselt kasutama hakati selleks, et ellujäämist parandada, on väga suur ajaline vahe, mis näitab seda, et see mõistus kujunes välja millegi muu jaoks, mitte selleks, et paremini ellu jääda. Ja tema pakkuski siis välja, et mõistus võib olla siis selline kulukas signaal, sellepärast, et aju on väga kulukas organ, ta tarbib väga palju energiat. Aju areng, inimese arengu, sellise kasvamise ja arengu käigus on väga aeganõudev, aeglane ja selleks, et see mõistus ikka tugev ja terav oleks, peab siis olema ka arengukeskkond, seda soodustav, ei tohi olla väga palju haigusi ja parasiite. Järelikult siis see, et me suutsime üksteisega vaimukalt vestelda, nalja teha, kunsti luua, see kõik võib olla tegelikult sugulise valiku signaal, ehk siis võib-olla evolutsioonibioloogiline eesmärk peaks olema see, et me suudaksime kaaslastele muljet avaldada. Ja kuna see inimese mõistus on niivõrd palju nagu üle teistest liikidest, siis ongi see, mis niimoodi väga palju erinevaid ja teistest üle ja väga ootamatult erinevaid suuri teistsuguseid tunnuseid välja kujundab, ongi ainult suguline valik. Nagu paabulinnu saba, et see paabulinnu saba on ju nii palju suurem kui kuke või kanasaba, et samamoodi see inimmõistus on nagu mõistuse paabulinnu saba. Aga meil on sellest palju kasu olnud, et võime olla tänulikud, et meie kuskil oli mingisugune meie esivanemast ahvike, kellele kaaslase juures hakkas meeldima nutikus, mitte saba. Et hästi läks. Me muidugi ei pääsenud sellest, et ikkagi neid kulukaid sugulise valiku signaale on meil ka päris palju nagu peaes vette hüppamine või suitsetamine või siis kallite autode ostmine. Et need on meil ka kahjuks ikkagi olemas, aga mõistusest on siiski abi. Nii. Kui siis nüüd see arenenud mõistus lõi eelduse selleks, et tekiks siis selline esiteks siis põllumajandusühiskond ja siis selline tehnoloogia revolutsioon, siis juhtus midagi ootamatut. Keskkond hakkas meie enda mõistuse töö tulemusena väga kiiresti muutuma. Ja järsku me olime hoopis teistsuguses maailmas kui see, kus me olime välja kujunenud ja milleks meie tunnused meid tegelikult sobivaks muutsid. Ja kui me räägime siis sellest, et need keskkonnamuutused on kiired, siis eriti kiireks on nad läinud viimase 200 aasta jooksul. Ja evolutsiooni tempot või loodusliku valiku tempot silmas pidades on see väga-väga väike aeg. Sellepärast, et selle juhuse roll on nii suur ja muutused nõuavad nagu põlvkondade vaheldumist ja inimeste põlvkonnad vahelduvad väga aeglaselt. Ehk siis me võime üsna selgelt väita, et väga paljude tunnuste osas me tegelikult ei ole praegusesse tehnoloogia poolt muudetud nii-öelda arenenud maailma sobivad või kohastunud. Ja kui ma selleks loenguks valmistusin, siis ma sattusin ühe Inglise evolutsioonibioloogia ajakirjaniku ja ärimehe Matt Ridley artikli peale, mida ta reklaamis oma Facebooki postituses, mis ütles täpselt seda, mida mina tahtsin siin ütelda teile. Ja see oli see,
Meie esivanemad on elanud linnades vaid mõned sajad aastad. Enne seda me veetsime miljoneid aastaid põhimõtteliselt lõputul matkal. Ta kasutas ingliskeelsel väljendit camping trip. Suurem osa ajast me olime Aafrikas ja pole ime, et me kardame rohkem madusid kui autosid, sügavat vett kui kiirust, ämblikke kui relvi. Me oleme kohastunud keskkonnaga, kus me arenesime, mitte sellega, kus enamus meist praegu elab. Olen palju uurinud sellist protsessi, mis on linnastumine, siis see kõnetas mind väga täpselt, sest et enamik inimesi elab praeguseks linnades ja tihtipeale me tunneme, et meil võib-olla ei ole seal linnades hea olla ja need linnad isegi võib-olla kohati on meie tervisele kahjulikud. Näiteks Tallinnas pidavat õhureostus aastas tapma 300 inimest. Aga me ei oska seda karta. Me ei oska samuti karta seda, et me jääme auto alla või et on mürareostus, mis tekitab meil tohutut sellist väsimust ja stressi. Me ei oska karta seda, et öö läbi tuled põlevad, mis on näidatud, et mitte ainult ei löö selliseid füsioloogilisi ööpäevarütmi segi ja ei riku meie und, vaid võib ka põhjustada mingeid hormonaalseid muutusi, mis viivad vähi väljaarenemiseni. Me lihtsalt ei oska seda karta, sellepärast et see meie esivanem, kes elas seal savannis, tal ei olnud mingit põhjust, et tal kujuneks välja hirm öise valguse ees või hirm õhureostuse ees. Sellist asja ei olnud lihtsalt olemas. Samal ajal ei olnud vastupidi tal mingit põhjust, et tal kujuneks välja eelistus otsida keskkonda, kus kohas on puhas õhk, kus kohas linnud laulavad või kus kohas on rohelus, sellepärast et see oli tal kogu aeg olemas. Need on need nähtused, mida me tänapäeval nimetame terminiga ökosüsteemi teenused. Et tolmeldajad, puhas õhk, rahulik loodus, linnulaul. Et need on tegelikult minu meelest väga hästi koondatavad nende asjade alla, mida meie esivanemad kogu aeg said ja mida nad ei osanud isegi mitte igatseda, sest nad ei saanud aru, et on võimalik need neilt ära võtta. Et praegu me elame siis sellises keskkonnas, kus need nii-öelda ökosüsteemi teenused on meil ära võetud, meil on toodud uued ohutegurid, mida me ei oska karta ja siis meil ongi nagu selline olukord, kus kohas kogu aeg on natuke halb, aga me ei saa aru, miks pärast, sest et me ei ole veel lihtsalt jõudnud oma kohastumustest sinna maale. Ma tahtsin teile näidata kohta, kus ma paar aastat tagasi tegin 2 aastat teadustööd. See on USA lõunaosas üks linn Arizona osariigis, mille nimi on Phoenix ja seal linnas või selle ümbritsevas linnastus kokku elab 5 miljonit inimest ja huvitav on see, et see linn on kõrb. Seal tegelikult ei saaks õieti elada, kui ei oleks igas toas konditsioneeri. Suviti tõusid temperatuurid ikka seal 45 või isegi kõrgema kraadini. Ja seal linnas on tegelikult väga tugev siis linnastumise uurimise töörühm ja mina uurisingi seal seda, et miks pärast siis ja kuidas siis linnud, kes siis linna kolivad, linnaga kohastuvad. Ja samal ajal ma mõtlesin hästi palju siis sellele, et kas neil lindudel võib seal olla ka millegi pärast hea, kui nad tahavad seal olla, kas inimesel on linnas hea ja kas tal võiks kuidagi olla ka parem. Sellepärast, et see keskkond, kus kohas me kujunesime, on ikkagi väga erinev sellest, kus me praegu elame. Võib-olla huvitav asi, mille peale me ei mõtle, on siis see, et kui me elame siis Tartus või siis Phoenixis, siis tegelikult me oleme teinud endale üsna samasuguse keskkonna. Et siin on siis, eks ole, Tartu maa, mingisugune Emajõe luht, siin on siis Sonora kõrb, seal samas kui natuke Phoenixist välja sõita, siis selline saguaro kaktuste metsa vaades ja lavanes, väga erinevad loodused. Aga meie oleme teinud selle väga sarnaseks. Ja sellist keskkonna endale sobivaks ümberkujundamist, seda nimetavad bioloogid nišiloomeks. Et ökoloogiline nišš, te ilmselt kujutate ette, et see on nagu selline tühi auk mingis ökosüsteemis, kuhu üks liik sobitub. Ja mõned liigid on siis võimelised ise endale seda nii-öelda riiuli auku tekitama. Ja inimene on siis selles eriti osav, inimest võib nimetada ka selliseks nišiloome maailmameistriks. Ja me oleme siis proovinud linnasid ehitades tekitada siis endale sellise enda meelest jube hea keskkonna, mis siis vastaks nendele tingimustele, mis meil siis siin oli. Et mis meil siin on? Meil on siin kuiv, meil on siin soe, meil on siin palju ressursse. Heal juhul oleks ka siis see, et kui me teaksime, et kiskjaid ei ole ja siis me proovime vältida sellist kohta, kus kohas on parasiidid või haigused. Ja siis me olemegi sellise asja siia teinud.
Et siin on soe, me teame, et linnades on tihtipeale soojem kui siis väljaspool linnu, kuiv, sest me saame minna, eks ole, majadesse, kiskjad ja parasiidid me oleme tõrjunud nii kaugele kui võimalik. Ja tundubki, et äkki ongi siis nüüd täpselt see elukeskkond, mida me oleme otsinud, aga samal ajal me oleme siis kaotanud kõik need asjad, mis meie esivanematel olid olemas, sest see keskkonna muutus on lihtsalt paratamatult siis kaasnenud kogu selle industrialiseerimise protsessiga. Tõingi siis võrdluseks selle, et mida me oskame karta, mis on siis need vanad ohud. Need on, eks ole, kui karu tuli Tallinnasse, eks ole, missugune uudis. Aga see, et kuskil on mingi õhureostus, nagu keda huvitab, see on nagu nii igav. Kui kuskil on karu, siis tahavad kõik sellest teada, sest me oleme kohastunud kartma kiskjaid. Ja see on tegelikult väga õige, me peamegi kiskjaid kartma, aga me peaksime oskama karta ka siis neid uusi ohtusid, mis on siis need tunnused, mis tegelikult linnu kõikjal iseloomustavad, ehk siis õhureostus, müra, valgusreostus. Nii, aga tegelikult annab siis selline ebaklapp või siis see keskkonna kiire muutumine ja meie kohastumine hoopis teistsuguse keskkonnaga, see aitab seletada ka igasuguseid muid meie tänapäeva elus esinevaid probleeme. Näiteks allergiad. Päris paljudel on tänapäeval igasugused toidutalumatused või siis mingite materjalide talumatused või siis õietolmuallergia ehk siis immuunreaktsioon mingile ohutule keskkonnategurile. Ja seda on siis seletatud sellega, et me tegelikult elame teistsuguses keskkonnas kui see, kus kohas meie immuunsüsteem välja kujuneb. Meie immuunsüsteem kujunes välja keskkonnas, kus tegelikult oli parasiite kogu aeg paratamatult. Me ei saanud neid päriselt vältida. Ja need parasiidid õpetasid meie immuunsüsteemi välja, nii et see immuunsüsteem oskas eristada ohtlikke ja ohutuid ründajaid. Ta sai aru, et see on õietolm, see on siin bakter või mingisugune uss, et ta sai aru, et kellele peaks siis, keda peaks ründama ja keda mitte. Ja see hügieenihüpotees ehk siis, et me elame liiga puhtas keskkonnas, see on siis üks selline valitsev allergiate seletamise hüpotees, aga see ei ole ka mitte ainukene. Mis on huvitav on see, et seal Ameerikas oli tõesti näha, et nad on selle hügieenivärgi nagu natuke, võib-olla nüüd see ei tundugi enam nii uskumatu, et natuke üle võlli keeranud, aga nad tõesti, kõikidel lastel oli koolis kogu aeg kaasas need kloorirätikud, millega nad iga päev oma laudasid üle pühkisid ja see ei olnud koroonaaeg, see oli ammu enne koroonaaega ja see tundus nii ülemäärane ja nii ebavajalik. Ja kõik need kemikaalid, mida kodu puhastamiseks kasutati. Et ükskord meil juhtus, et meil olid toas tuppa olid tulnud termiidid. Ja siis ma andsin seda teada sinna maja nagu valitsusse ja nad ütlesid, et okei, me saadame terve brigaadi neid mürgitajaid sinna. Ja siis ma ütlesin, et ei ole vaja. Tõmbasin need termiidid sealt tolmuimejaga kokku ja tagasi nad ei tulnud, aga ma kartsin seda, oskasin karta seda mürgibrigaadi oluliselt rohkem kui neid sipelgaid, mis tegelikult näitab seda, et kui nagu instinktiivselt me kardame neid sipelgaid rohkem, eks ole, kui seda mürgibrigaadi, sest et see mürgibrigaad on midagi evolutsiooniliselt uut, mida me ei oska karta, me ei tea, mis selle mõju on. Aga siis jah, hügieenihüpoteesi kõrval on siis ka nii-öelda vanade sõprade hüpotees, mis ütleb seda, et kõik need tegurid, mis meil tänapäeva maailmas on hävitanud meie mikrofloorat, bakterikooslusi, kes elab meie nahapinnal ja meie soolestikus nii palju, et me ei suuda enam siis, meie immuunsüsteem ei suuda enam efektiivselt töötada. Et meie vanad sõbrad on ära hävitatud. Ehk siis see elurikkus, mis meie sees ja peal peaks olema. Ja ülekaalulisus. See tundub uskumatu, aga et Ameerikas on siis väidetavalt täiskasvanutest ülekaalulised juba 70-80%, mis on päris kurb. Aga kui lugeda seda Randolph Nessi raamatut, siis tema kirjutas niimoodi, et minu jaoks ei ole imelik see, et nii palju inimesi on ülekaalulised. Minu jaoks on imelik see, et kõik ei ole ülekaalulised. Sellepärast, et me oleme niivõrd erinevast keskkonnast pärit, kus kohas toit oli väga raske kätte saada. Kui sa leidsid midagi väga energiarikast, siis sa pidid seda tahtma, sul pidi selle järgi isu olema, sa pidid selle kohe ära sööma. Kust kohas sa looduses leiad sellist asja nagu kommipood või siis see lett seal kassa juures, kus on nii palju häid asju. Et seda lihtsalt ei olnud võimalik leida ja kõigil pidi olema selline magusa ja rasvase isu. Et miks pärast meil on praegu osa inimesi, kes üldse suudavad piiri pidada, sest et meie esivanemate keskkonnas see, et ma ei taha magusat, mul praegu ei ole isu, see pidi olema nii ebakohane suhtumine. Ebakohane siis selles mõttes, et selliste inimeste geenid ei oleks tohtinud tänapäeva jõuda.
Ehk siis küsimus ei ole mitte sellis, et miks mõned meist on ülekaaluliseks läinud, vaid see, et miks meist kõik ei ole. Ülekaalulise seletuseks, evolutsiooniliseks seletuseks on siis ka erinevaid teooriaid välja pakutud. Üks on siis see kokkuhoidliku fenotüübi teooria, et siis see, et looduslikus valikus on eelise saanud need, kes oma energiavarusid hoiavad ja koguvad ja on nendega siis nende väljaandmises sellised kitsid kokkuhoidlikud. Teine teooria on siis leevendunud loodusliku valiku teooria. Põhimõtteliselt see leevendunud loodusliku valiku teooria ütleb seda, et võib-olla siis sellise ülekaalulisuse vastu võis varem olla mingisugune looduslik valik, aga tänapäeval seda enam ei ole ja selle tõttu on siis need geenid ka säilinud. Ja kolmas teooria ütleb siis seda, et ülekaalulisuse geenid pole siiani valiku all olnud, sellepärast et mitte keegi pole saanud meie esivanemate sellises keskkonnas paksuks minna, sest et energiat lihtsalt ei olnud kuskilt nii palju võtta, ehk siis nende tervist halvendav mõju on alles nüüd tänapäevas keskkonnas jõudnud mõjuma hakata. Aga igatahes selline evolutsiooniline mõtlemine aitab võib-olla seda paremini mõista. Võib-olla meist päris paljud on mõtelnud selle peale, et mikspärast me sattume, võib-olla ei ole ka mõelnud, võib-olla see on lihtsalt loomulik osa meie elust, et me tahame vaadata sarju ja me tahame lugeda uudiseid ja me tahame jälgida blogisid ja sotsiaalmeediat. Et mikspärast see nii on? Ja seda seletas väga vahvasti siis selline briti teadlane, kelle nimi on Satoshi Kanazawa, kes tegelikult on hästi vastuoluline teadlane, et ta on nii-öelda välja prahvatanud ka mitmeid selliseid hüpoteese või siis arutelu mõttekäike, kus kohast ta tegelikult on olnud diskrimineeriv mingite inimrühmade suhtes. Aga mõned tema mõttekäigud on sellest hoolimata väga huvitavad ja tegelikult ei tohiks ignoreerimata neid jätta. Üks huvitav hüpotees, mis ma tema teadusartiklitest leidsin, oli selle kohta, et meie aju tegelikult ei ole võimeline aru saama sellest, et see blogisõber või siis see sarjategelane, et see ei ole meie päris sõber. Sellepärast, et meie esivanematel ei olnud sarju ja raamatuid ja blogisid, ja neid pidi huvitama see, mis nende sõpradega toimub ja lähedastega, sellepärast, et kui neil hästi läks, siis oli neilt äkki võimalik midagi kasulikku õppida, kuidas endal ka paremini läheks. Kui neil halvasti läks, siis oli sellest samuti vaja teada, sellepärast, et me pidime neid ohte vältima, millesse meie sõbrad sattusid, et meiega seda halba ei juhtuks. Ja selle tulemusena me siis arvamegi, et me peame teadma, mis selles sarjas edasi sai. Sellepärast, et sarjad lõppevad tavaliselt, eks ole, seal, kus just midagi hakkab juhtuma. Ja meie evolutsioonilises minevikus oli väga-väga ohtlik selle koha peal loo jutustamine pooleli, et me pidime teada saama. Samamoodi on siis võimalik ka seletada seda, et miks pärast me oleme haavatavad võltsuudistele või siis sellistele kallutatud meediakajastustele, miks pärast me praegusel sotsiaalmeedia ajas kipume jääma sellistesse oma mullidesse ja teistsugust infot väga ei taha vastu võtta. Et meie esivanatele tõenäoliselt võis siis olla kasulik selline hõimulojaalsus, omade ja võõraste vastandamine ja selliste juhtide jäägitu usaldamine. Ja selle tulemusena siis tekivadki sellised ka tänapäeval sellised polariseeritud grupid, kus kohas siis teise grupi poolt toodetud infot ei võeta kuulda ega isegi süveneta sellesse. Seda siis hiljuti just oma teadusblogis kirjeldas väga kenasti briti ajakirjanik ja teaduse populariseerija. Ta ütles siis, et selline ebaklapp meie kalduvuse vahel, meie sellise evolutsioonidel välja kujunenud tunnuse vahel uskuda veenvaid inimesi ning siis see, et me oleme praegu niivõrd kättesaadavad või eksponeeritud sellistele valjuhäälsetele šarlatanidele läbi sellise globaalsete valjuhääldite, see seletab tänapäeva maailma kõige hullemaid nähtuseid ja selliseid igasuguste selliste vandenõuteooriate levikuid ja selliste kahjulike ühiskonda lõhkuvate ideede levikut. Matt Ridley tõi siis toreda näitena välja ka ühe eksperimendi, mille üks teine tore teaduse populariseerija Rootsist oli teinud, Hans Rosling. Ta tegi sellise eksperimendi, kus ta küsis inimestelt, et mis te arvate, kas absoluutses vaesuses elavate inimeste hulk on viimase 20 aastaga vähenenud poole võrra, kahekordistunud või jäänud samaks. Ja enamik inimesi valis vale vastuse. Vaid 5% küsitletutest vastas õigesti. Ja õige vastus, kas oskate pakkuda, mis siit võiks olla õige vastus? Täpselt, et kuigi selline
uudiste pealetung proovib meile kogu aeg selgeks teha, et kõik on väga halvasti ja inimesed on väga õnnetud ja maailm on hukuteel, siis tegelikult läheb meie elu järjest paremaks. Mulle meeldib see, et see Matt Ridley, see populaarteaduslik blogi kannab nime Ratsionaalne optimist. Ehk siis ta on väga optimistlik selles osas, et kuhu see inimühiskond liigub ja mis meiega toimub, aga see optimism põhineb siis teaduslikel andmetel, ehk see on ratsionaalne. Ehk siis tegelikult meil läheb suhteliselt hästi, aga inimesed ei tea seda, sellepärast et nad on kõik eksponeeritud nendele globaalsetele šarlatanide hääletorudele, mis kogu aeg ütlevad, et halvasti, maailma lõpp. Ja Hans Rosling tõi siis välja, et kui ta oleks võtnud 3 banaani ja kirjutanud igaühele siis A, B, C ühe vastuse variandi ja need banaanid visanud sinna šimpansitele puuri, siis šimpansid oleksid kolmandikul juhtudest siis valinud õige vastuse, mis oleks siis 6 korda parem kui see, kuidas inimestel läks. Üsna lõpp, olen pannud siis veel ühe sõltuvuse, et me rääkisime sõltuvussarjadest, aga võin korraks puudutan siis ka sõltuvust sellistest mõnuainetest ja alkoholist. Miks pärast meil selline asi on välja kujunenud ja tegelikult see seletus on üsna lihtne. Käärivad puuviljad on olnud meie esivanematele väga heaks energiaallikaks ja need isendid, kes siis neid käärivaid puuvilju eriti hästi armastasid, nende lõhna järgi neid hästi üles leidsid, et nemad said siis väikese eelise võrreldes siis oma kaaslastega. Ja selline alkoholi lagundamist võimaldav ensüüm, selle geen on tervelt 50 miljonit aastat vana, on olemas ka teistel primaatidel, aga inimestel ja gorilladel ja šimpansitel on sellest geenist siis selline eriti tõhus versioon ja see võimaldus neil siis suures koguses käärima läinud puuvilja süüa. Ja see, et mõnel siis nendest tänapäeva ahvidest, kes siis armastavad seda käärinud puuvilju süüa või siis kellele alkohol maitseb, vein tundub hea jook, mõnel neist kujuneb välja alkoholism, mis ilmselgelt on selline ebakohane või siis ellujäämust ja võib-olla ka hakkamasaamist, geenide edasiandmist halvendav fenotüübiline tunnus. Ja miks pärast see alkoholism siis üldse või see, miks pärast jälle nagu see on selle Randolph Nessi küsimus, et miks pärast me oleme haavatavad alkoholismile. Ja selle põhjuseks siis tuuakse siis see, et tegelikult see alkoholism ei teki nagu päris ainult geenide mõjul, vaid see on ikkagi geenide ja keskkonna koosmõju. Tegelikult meil võivad olla alkoholismi geenid päris paljudel, aga kuna enamik meist ei satu sellisesse võib-olla õnnetusse keskkonda, kus kohas see võiks välja lüüa, siis enamikul meil see välja ei löö ja selle võrra siis ongi nii, et keskkond peidab need alkoholismi geenid päris paljudel ära. Samuti on siis võimalik, et see alkoholismi vastane looduslik valik on saanud toimuda liiga lühikest aega, sellepärast et see väga paljud alkoholi ületarbijad saavad surma näiteks autoõnnetustes ja seetõttu siis see, kuna see on evolutsiooniliselt nii uudne olukord, et siis ei ole saanud siis looduslik valik selle vastu veel töötada. Et see on nüüd lind, keda ma Arizonas elades uurisin. Tema nimi on Aet Karmiin Leevike, meie Karmiin Leevikese sugulane. Ma panin neile seal pesakaste üles siis kesklinna ja siis linna servades olevatesse parkidesse ja uurisin siis, et kuidas nende lindude sigimise edukus ja ellujäämus ja erinevad tervisenäitajad on siis linnas ja väljaspool linna. Ja siis ma ka filmisin seda, kuidas siis, milline on siis see vanemate ja poegade käitumine. Sellepärast, et mul oli teooria, et linnades siis vanemlinnud hoolitsevad väiksema arvu poegade eest, aga nad hoolitsevad nende eest paremini. Et nii nagu inimliigilgi on linnades on pered väiksemad. See tähendab muidugi, et ma ütleksin, et neid tulemusi saaks inimliigile otseselt üle kanda, aga minu teooria oli see, et kui oli leitud, et linnades on lindude pesakonnad väiksemad, siis see ei tähenda tingimata, et linnad oleksid lindudele halvad, vaid see võib tähendada seda, et nad hoolitsevad paremini nende väiksema arvu poegade eest ja nad jaotavad selle sigimispingutuse mitme aasta peale laiali, sest et neil on linnades vähem kiskjaid ja vähem parasiite, nii nagu ka inimesel. Siis ma filmisin seal ühe sellise video, mis minu meelest nagu väga hästi tõi mulle paralleeli sellega, et kuidas ma näen käitumas tihtipeale oma lapsi. Et ilmselt võib-olla te olete ka märganud, kui lapsed on kodus ja omavahel ilma vanemateta, siis nad on hästi leplikud ja üksteisega sõbrad. Aga kui vanemad tulevad koju, siis lapsed hakkavad omavahel kaklema. Ja see video näitas seda siin tegelikult väga hästi, kuidas pojad on hästi rahulikud ja vaiksed siis, kui neil vanemaid ei ole, aga kui vanemad koju tulid, siis hakkasid nad kohe omavahel kaklema ja üksteisele karjuma, üksteist tiibadega peksma.
aeg hakkab otsa lõppema, siis ma panengi siia selle kokkuvõtte slaidi ja see on see asi, mis on see sõnum, mis ma tahaksin, et teil jääksid meelde või mida te hakkaksite edaspidi oma igapäevaelu jälgides võib-olla mõtlema, on see, et evolutsioonibioloogiline mõtlemine võimaldab meil eristada oma käitumises seda, kus me oleme savanniloom ja seda, kus me oleme siis tänapäeva väga kiiresti muutunud, väga teistsuguses ühiskonnas teadlikult tegutsev ja arenenud mõistusega inimene. Ja sellest lähtuvalt teha siis oma sellises isiklikus ja ühiskondlikus elus paremaid otsuseid. Ja geneetilise ma olen siia sulgudesse pannud sellepärast, et meil on oluline siis ka eristada seda, kui välja arenenud tunnused suunavad meid maksimeerima oma geenide edukust selle asemel, et ise õnnelik olla, sellepärast et tegelikult meie huvides ei ole see, et meie geenid oleksid rahul, vaid see, et me ise oleksime õnnelikud ja kui me suudame eristada ära, millal me hakkame nüüd käituma ennast kahjustavalt, aga oma geenidele kasu toovalt, et siis me võime hoopis midagi muud välja mõtelda ja teistmoodi käituda. Paar minutit on aega, kui teil on küsimusi. Ja täpselt, et see on ju väga õige, et on teisi liike ka, kes samamoodi otsivad neid käärinud puuvilju, mis on väga head energiaallikad, aga neil ei ole need saadaval nagu niimoodi kogu aeg nagu meil. Ka neil siidisabadel on võimalik ennast täis juua kord aastas, et neil ei saa kujuneda selline alkoholism, mis on siis selline elu kahjustav sõltuvus. Et jälle see on see meie tänapäeva keskkond, mis võimaldab sellisel siis ennast kahjustaval fenotüübil eksisteerida. Looduslikus valikus seda ei saagi tekkida, sellepärast, et looduslik valik toimub ikka selleni, et järgmistes põlvkondades on rohkem nende geene, kes maksimeerivad geenide edukust. Et arvatakse, et tänapäeval võib juba toimuda nii-öelda düsgeeniline või siis nagu inimest nii-öelda kehvemaks tegev valik näiteks inimmõistuse osas, et praegu võib-olla kõrgema IQ-ga inimesed saavad pigem vähem lapsi kui siis madalama IQ-ga inimesed, ehk siis valik toimub juba selle kõrge IQ vastu. Võib-olla mõni näide selle kohta, et tegelikult see looduslik valik ikkagi võib mõnikord ka nii-öelda suhteliselt kiiresti toimida. Klassikaline näide on võime lagundada laktoosi, et see tekkis tegelikult alles mõni tuhat aastat tagasi kuskil seal Taani, Skandinaavia piirkonnas ja see on levinud üle kogu maailma, sellepärast et see osutus hästi kasulikuks. Et need, kes suutsid laktoosiga täiskasvanu eas seedida, et need said väga suure eelise, sest nad said seda energiarikast toitu tarbida. Et tegelikult see looduslik valik toimib ka täiesti tänapäeval ja toimib väga hästi veel edasi, aga see, et kuhu ta meid viib, et see ei pruugi olla sugugi õnnelik inimene. Näiteks on välja toodud, et näiteks vangidel on väga palju lapsi, eks. et see võib olla hoopis mingisugune teistsugune inimene kui see, keda meie kujutame, et on see inimene, kes hästi sobituks sellisesse tulevikukeskkonda, et see võib-olla me oleme oma keskkonnaga läinud sellest eest ära, et millised me suudame olla, et ei tea, aga see on huvitav küsimus, et tihtipeale mõeldakse, et evolutsioon tänapäeval enam ei toimi, aga see on lihtsalt sellepärast, et meie oleme selles nii pisikeses ajajärgus, et me ei näe seda, kui aeglaselt ja kui pikalt ja kui süsteemselt see meid tegelikult kogu aeg ikkagi muudab. No selles osas on, et eks ole, et on võimalik näha, et valik on toimunud selles suunas, et inimesed võib-olla need, kes ei ole nii kõrge IQ-ga, et need võib-olla saavad vähem lapsi, et siis võime eeldada, et tulevikus on inimesed võib-olla rumalamad, aga tegelikult on see, mis praeguseni on ikkagi märgatud, on see, et iga põlvkond on targem kui eelmine, et see on natukene selline vastuolu, sellepärast et ilmselt need arengutingimused, need keskkonnatingimused, kus me kasvame, on tegelikult järjest paremad ja me ei ole sugugi realiseerinud kogu seda vaimset võimekust ja potentsiaali, mis meil on, et mina olen ka veel see põlvkond, kes kasvas üles, eks ole, vorstikastme peal, aga minu lapsed söövad, eks ole, avokaadosid ja ma ei tea, vaarikaid talv läbi, et see keskkond on juba ikkagi veel muutub järjest paremaks ja me ei ole veel seda täit potentsiaali ilmselt saavutanud. Aga muidugi saab vaadata seda, et kas inimesed lähevad pikemaks ja kas või nad lähevad nende mingeid morfoloogilisi tunnuseid, et tegelikult seda Tartu Ülikoolis professor Peeter Hörak isegi uurib praegu. See võib-olla on see, mida võiks nimetada selliseks leevendunud looduslikust valikuks, et võib-olla just meil siin Põhjamaades on see, et meil on hästi nagu looduslik valik nõudnud seda, et kui me siin ellu jääme, et siis siin jäävad ellu hästi sellised usinad ja kohusetundlikud ja
kes siis selle külma talve suudavad üle elada. Et samal ajal siis võib-olla seal meie esivanemate piirkonnas, kus kohast me siis inimliik nagu pärit on see tõesti siuke rahulikum ja aeglasem ja leplikum fenotüüp olnud valdav, aga et tõesti, kui see maailm läheb mugavamaks, siis võib ka meil siin minna selliseks vähem närviliseks ja leplikumaks see elu. Aga suur tänu mõlemad.